Nii et kui on olemas 3 vaade, siis sellest peaks olema võimalik teha 3-mõõtmeline objekt. Aga nüüd selleks, et seda 3-mõõtmelist objekti teha, on ennem kaval teha siit, nii, siin on millegipärast värvid muutmata, muudan värvid ära, siis on paremini näha. See oli pandud. Siin ei mõju. Nii, aga et keerata need asjad õigetpidi, et pealtvaade on meil olemiseks, tuleks nüüd keerata need tagumised vaated püsti. Et 3D modelleerimise juures on tore asi see, et siin on olemas 3D rotate, mille siis siit Gizmo alt leiab, kui parem viireklikk siin peal teha ja saab siis selle tuua sinna, kus sa tahad, oodata natuke mingi punkti peal ja siis valida telg ümber, mille keerata ja siis näidata, kui palju tahad keerata. Või siit tuli üks mingi joon kaasa. Seda ma ei tahtnud keerata. Võtame siis tagasi, vaatame, et seda joont kaasa ei tuleks. Nii. Ootan siin alguni, see 3D rotate tuleb siia ja keeran ümber punase ehk X telje 90 kraadi. Nii, ja siis nüüd 3D Move'iga proovin ta mööda rohelist telge nihutada siis siia. No ma võin ta panna näiteks selle koha peal hoopis, sest selle koha peal hakkavad need keerulisemad asjad toimuma. Nii, ja nüüd on siis olemas veel ka 3D Align käsk, millega ma saan selle tuua. Käsk on siis siin modify all siin alumises reas Align. Nii, nüüd mul kadus selektsioon ära, võtame, selekteerime uuesti, lõpetame valiku ära. Ja siin tuleb siis näidata, milline punkt kuhu käib, et see punkt käib siia. No, mis punkti me siit järgmiseks võtame? Ütleme, et see punkt käib siia, need punktid võivad lähestikku küll olla, sest AutoCAD on ju väga täpne. Nii, ja millise punkti ma võtan? Ma võtan selle punkti näiteks, et see punkt käib umbes siia. Ja ongi nüüd see vaated seal, kus nad nii-öelda ekraani järgi peaks olema, välja arvatud nüüd jah, see tagumine külg, mis eestvaade, mis sai siis natukene teise koha peale pandud. Aga kohe saame teada, miks ma seda tegin. Tegelikult, kui ma nüüd hästi järele mõtlen, siis oleks võinud see jääda sinna taha ka. Et mõtlen kogu aeg siin ümber. No. Ei taha napsata ja küll panen talle siis, et ta peab 10 mm sinna poole minema. No, nüüd oleks täpselt nii nagu ekraanide järgi. Ja kõige lihtsam siis selle 3D Toolsiga, pressipulliga saan siis, ma pean seda pinda siin ei leia vahel, ta on siuke pirtsakas, et ei taha pinda leida. No, kuskilt ei leia, jah. Et kui ma joone peale lähen, siis leiab, no ja küll võtame siis joone, õnneks siin praegu see ei oma tähtsust. Nii, vean selle siis selle tüübli laiuseks, eks. Nii, siit õnneks leidis pinna. No, vean selle siis siiamaani. Nii, mis ma siit veel leian? Selle vean siiamaani. Tegelikult seda ei olnud vaja, see oli isegi seal juba täitsa olemas. Ja selle tagumise tüübli vean siiamaani. Et nüüd on põhimõtteliselt olemas ainult, et
see tükk on vale kujuga, siit oleks vaja välja lõigata see kaarega osa. Nii, aga see oli nüüd see, miks ma selle tagumise tüki veel eraldi võtsin, et ma saan need 2 tükki panna unioniga kokku, need tükid omavahel kokku ja nüüd on olemas selline käsk nagu intersection, sellega saan siis leida selle ja nii, vabandust, intersection, saan leida selle, läks jälle mööda. Nii, intersection tähendab see 3D objekt ja selle 3D objekti ühisosa. Ja unioniga saab kokku panna siis selle tagumise osa sellega. Nii, enter. Ja põhimõtteliselt on nüüd kõik need 2D asjad võimalik siit ära kustutada. No. Selle üks lülig on ka nagu vaja ümaraks teha. Pealt on kaar tegemata. Oi, vabandust, minu viga juba mõtlesin, et on valmis, aga tühjegi. Aga õnneks ma saan selle teha pärast ka veel maaluseks. Ma näitan siis seda ka. Nii, delete. Nii. Delete. Et nii, siin on veel üks ring. Et samamoodi siis nagu 2D joonestamise puhul on siis olemas siin ka fillet edge ja selle fillet edge'iga ma saan, ma pean raadiuse ennem. Nii, raadius on siis nagu jälle pool seda kujunditeks ja näitan talle neid nurki, mida ma tahan ümardada, enter. Ja siis ta tahab veel, et ma acceptiksin, panen siis veel korra enter, nii. Ja no nüüd on siis siuke vibur olemas riiuli kandu, nii nagu ta mõeldud oli. Ja tagasi siis selle flatshoti abil, et Windowsiga sai muidugi teha lihtsamalt, aga kui ma siis nüüd flatshoti kasutan, siis flatshotil on vaja panna siia, et oleks katkenud joon, create. Nii, ja nüüd siis meenutame, et kuna see oli nii pisike, siis see tuli paberi peal vist 4 korda suurem, kui ma õigesti mäletan, et paneme siis, teeme selle 4 korda suurema ja kopeerime klipardiga paberi peale. Tegelikult ma oleks võinud mitte kopeerida, vaid kattida. Et siis oleks nii, see on külgvaade, paneme siis külgvaate paika. Nii, nüüd ma selle võin siit ära kustutada, et järgmisel korral ma juba lihtsalt katin ta siit pealt. Nii, font. Flatshot. Nii, 4 korda suurem. Ja nüüd ma võtan ta siis Ctrl X-iga siit lihtsalt ära. Ctrl X, layout, Ctrl V. Panen ta siis selle eestvaate koha peal, pealtvaade, nii, flatshot, create, 4 korda suurem, nii, Ctrl X ja Ctrl V. No nüüd ma pean natuke ta liigutama, baaspunkt sattus nii vale koha peale. Okei, nii ja siit on veel isomeetriline vaade puudu, eks. No,
mõtlesin SV isomeetrikut küll. Võtame siis SV isomeetrik. Flatshot. Create. Nii 4 korda suurem. Ja Ctrl X. Ja layout'i peal Ctrl V. Ja ongi joonis jälle kahemõõtmeline. On olemas siis 3-mõõtmeline tükk, mida saab siis näiteks CNC pink või 3D printer välja printida ja on siis 2D joonis inimestele näitamiseks.